meeldiv on teiega siin kohtuda. Nagu öeldud, Ingrid Rõigas minu nimi ja Viimsi gümnaasiumist ehk siis sellest aastast puhas gümnaasiumi kool ja see klassid, keda ma õpetan. Kui tuli juttu sellest õhtukursusest, tekkis kohe mõte, et mis tasemel, kuidas koolis oled harjunud ühe tasemega rääkima, ehk siis teema tegelikult on 8. klassi füüsika. Et ma väga palju täna sinna 11. klassi peale ei lähe, et laineteooriasse ja et nii keeruliseks ei lähe, et jääme siis pigem siia bioloogia ja füüsika piirimaile, et kõrv ja kuulmine kui igaühele väga tuttav teema. Jah, helisi tegelikult olemas ei ole, see on meie nimed. Me oleme inimesena tahtnud väga hästi ära klassifitseerida asju, rühmitada, grupeerida. Looduses ei ole värve, ei ole helisi. Meil on siin sagedused ja lainepikkused. Me tunnetame neid kuidagi, enamust ei tunneta ka, kui me räägime siis väljade pealt, eks see valgusmaailmast, kui vähe me tegelikult tunnetame, tegelikult ka helide maailmas, kui vähe me suudame vastu võtta. Sellel me suudame midagi muud oma ajuga teha. Esimese nüüd selle slaidiga jõuan ka lõpus tagasi. On siis üks Tallinna Ülikooli professor, kes on siis uurinud kuulmislangust. Ja ta käis ka Viimsi keskkoolis 2017 need katsed tegemas. Tal oli oma hüpotees ja abituriendid selles osalesid, eeldusel, et nad on piisavalt kaua kõrvaklappe kandnud eluaja jooksul. Ja tema siis sellised head uuringu tulemused ja märksõnad, mida ta siis meile siis tegi loengu ja siis tegi neile katseid. Ja temalt on hästi palju sellist teadmist selles vallas. Nagu öeldud jah, et helis ei ole, meil on mõnke sagedused ja me täna tegelikult lähme siis kohe ka üle mingitele füüsikasse suurustele, et me peame rääkima siin sagedusest, lainepikkusest, kiirusest, hertsid, detsibellid, et mingid ühikud. Kõigil nad jah, ei peagi midagi alati ütlema, aga füüsika teemas väga nagu mööda ei saa, et tuleb aru saada, et mis need ühikud näitavad ja need skaalad. Nii, et me peame minema sagedustesse, rääkima sagedustest. Heli osas olgu ette ära öeldud, et need mõisted võivad mõnel, kes on muusikaga väga kokku puutunud, väga tuttavat tunda, sest 8. klassi füüsika, see osa on hästi lingitud 7. klassi muusikaga. Ehk need mõisted ma võtan sealt üle ja räägin ükskord veel läbi, et te mäletate, et elus kuulnud neid asju. Nii, ehk siis me peame hakkama tekitama laineid. Võnkum on selline lihtsalt on niisugune rütmiline tegevus ühe koha peale edasi, tagasi, mööda sama teed, selline korduv tegevus. Aga see, et meil asjad hakkaksid liikuma, ehk siis võnkeenergia tuleb ruumis liikuma panna, räägime midagi lainetest, võtame korraks ääne maha. Seega meil on helilained, mina praegu räägin, teie millegipärast mind kuulate, samas ma olen teid piisavas kauguses teiega ja nähtavalt me ei näe, et meil siin vahel midagi toimus. Tegelikult toimub päris palju. Ja võnkumiseks on vaja siis ühte keha, ehk siis võngu reaalne objekt. Hetkel mina oma siis kõrilihastega ja kopsude abil võnkutan häälekurdusi, mis on siis meie esimese heli tekitamise osa ja pannes nende häälekurdudega siis õhu võnkuma ja see jõuab läbi sellise õhulainetuse energialainena teie kõrva, teil hakkab siis trummi kile võnkuma. Ja sealt siis info läheb edasi. Heli korral on vaja ainelist keskkonda. Ehk siis laused ma panen see ette ära, et ise sujuvalt räägin. Sama vastastik mõju ja ongi siis 2 sorti laineid tegelikult olemas. Ühel on vaja ainelist keskkonda, teisel ei ole. Helil on vaja ainelist keskkonda, et midagi hakkaks vastu teie sellist reaalset trummikile tükki teist ainet. Midagi peab hakkama sinna ju vastu tiksuma ja lööma, ehk sealt impulss edasi läheks, mis oleks nagu aineline. Aga näiteks valgus on energialaine, millel ei ole vaja ainelist keskkonda. Meil on silmas närviretseptorid, me tegelikult räägime elektriimpulsist valguse korral ja silmanärvis tekib see pisikene elektriimpulss ja läheb aju edasi väikse elektrisignaaliga. Ehk seal ei ole vaja sellist ainelist vastuvõtjat, seal on vaja mingisugust välja energia ärritust. Aga ristlaine ja pikilaine, nii neid nagu jagatakse, et kui räägime selle alguse ära, et me läheme ainelisse keskkonda, räägime see, mis toimub ainelises keskkonnas, see on meie heli. Nimed tulenevad sellest, kuidas on suunatud see impulss, mida ma liikuma panen ja kuidas ta siis nagu hakkab ise edasi minema. Et kuidas läheb see võnkumine, üks on see võnkukeha, mis annab seda laine algust ja teine on siis tegelikult laine liikumine. Väga lihtsalt on ju, risti on see,
mis on siit hea pildi pealt näha, merelained, valguslained, võnkuv keha on ühe koha peal ja seal on nüüd vaja täiselastset keskkonda, et ühe koha peal aine võngub, siin peaks mingi punane pallikene olema, kui te näete, ehk tegelikult see võnkuv keha ei liigu mitte kuskile ristlaine puhul, tema ühe koha peal tekitab seda rütmilist liigutust ja keskkond on nii hea elastsusega, ehk siis teatud inertsiga, ajalise viitega võtavad kõik osakesed selle võnkumise endale omaks. Aga laine liigub hoopis teises siis hetkel nagu vasakule paremale, läheks see laine energia ja see punane võnkuv keha jääb üles alla liikuma. No, igaüks on merele visanud kivitükki või mingit sodi, see läheb põhja, see on see võnkumise suund, aga laine läheb vasakule paremale. Sealt siis edasi. See siis on valgus, mis tuleb siis täiesti eraldi teemana, aga meie siis keskendume helile, et meil on vaja siis ainelist keskkonda. Simulatsiooni lähtemeetodil on väga hea näidata, et ehk siis üleval on ristlaine, all on pikilaine, üleval on valgus, all on heli ja heli vajab sellist tõesti toksimist, ma annan edasi. Häälekurda vahelt võnku on pandud õhk, tuleb ja lööb teie kõrva pihta. Siin on need katsed, mida siis õpilastega millega anda alati publikusse. Kõik suhed vedrud, ehk see on selle mõttes, et mis ma nüüd kujutan, et kujutage ette siin õhus siuke asi toimub. Mina siin võngutan õhku, õhus on osakesed, hapnik, lämmastik, argoon, süsihappegaas, veeaur, natuke veel. Ja nüüd hakkab niimoodi levima teie kõrva tihendused, hõrendused ja me vaatame nende tihenduste vahelist rütmi, kaugust ja kiirust ja kuidas ta siis nüüd hakkab teie trummikileni jõudma ja toksib seal seda edasi. Kergem on võib-olla siis mängida tõesti niimoodi, et anda siis seda mingit rütmilist tegevust edasi, et see on nagu siis see vedru ehk siis pikilaine. Ma annan kohe käima, et siis on ka lastel huvitav, et saate vedrutada. Raskem on tegelikult on see suurem, palju raskem, et seda vedru on lihtsam anda, et sellega siin mängida, et käiks siis ringi ja saab anda siis ka lastele edasi. Ja kui rääkida õhuvõnkest, et mina jaksan siin mingisuguse sagedusega õhu panna võnkuma ja see jõuab teie kõrvadesse ja te kuulete, siis on ka see väga hea katsevahend. Ma arvan, et ma olen ise reaalselt sellist ahast ostnud, et käies ehituspoest jääb väga häid vahendid. Aga see vist on tõesti ostetud katsevahendina konkreetsest poest, ehk siis kõik need on ju. Midagi ei näe, aga kuulete, ehk siis õhk võnkub ja see mingi sagedusega jõuab teie kõrva. Mina lihtsalt ei suuda nii kiiresti õhku võnkuma, nagu siit ülevalt tuli või siukse sagedusega. Et nii mitu seda tihendust oleks sekundi jooksul. Üks aeglasti paned, see on hoopis teine kõla. See kõla siis sagedus sõltub siis, kui palju neid siin korraga teie kõrva jõuab sekundi jooksul neid lööke. Et see vist on kohtlik ringi käimast. Nagu saab keegi pihta. Aga pärast saab igaks proovida, kui kõrge sagedusega suudate seda õhku võngutada, kui tihedalt, et see siis sõltub enda käe liigutusest. Aga selline see on, et me kujutame ette, et jah, et siin ta siis tuleb läbi õhu, on ju. Küsida saate alati vahele. Aeg-ajalt mul tulevad alati sellised meenutused. Mul oli kursusõde oli alpinist ülikooli ajal. Meest oli rohkem mägedas kui koolis, on ju. Ja siis tema nagu väga hästi alati rääkis, kuidas nad seda õredas õhus räägivad, ega nad ei räägi ju. Et kui te olete alpinismi filme vaatanud, et mida seal ikka räägid. Tegemist on sellega, et sa hingad need hapnikumolekuli sisse, et jaksaks olla. Et seal sellist jutu vestmist väga palju olla ei saa, et nad leppisid kokku, mis nad teevad, kui neil oli järgmine etapp vaja läbida ja siis nad hakkasid minema, et nad ei lobisenud üksteise selja taha. Sa nii võngutad õhku ettepoole, taha ta läheb ringlainena õhus, me eeldame, et meie sellises elamise tsoonis on enam homogeenne õhk ehk tihedus on igal pool ühesugune, suht ühtemoodi läheb igal pool ringlainena meist edasi, aga mägedes, kus on hõre õhk, siis ei taha raisata veel seda energiat, et seda hõredat ainelist keskkonda ka võnkuma saada. Ehk siis pigem oldi vaikselt, lepiti kokku, nii lähme, teeme seda ja kui oli vaja siis märku anda ees olevale, siis tuli tõesti nagu kurdile patsutada õla peale, et pööra minu poole ja vaata mul otsa, ma räägin suga praegu ära, sest rohkem ma ei jaksa. See 4000-5000 meetri peal saab täitsa inimesed ka ju minna, et ei alpinist olema, aga seal võiks see natuke välja tulla, kui tahate hüüda kellegile, et see nagu läheb kuidagi aeglasti edasi, sest tal ei ole anda oma põrked kellegile edasi. Aga vaakumis on üleval
kosmoses. Me räägime, et seal juba 4%, 3% kosmose tolmu, mingit ainelist keskkonda. Vaakum, kui siis tegelikult aineosakestest tühi ruum. Koolifüüsikas sellel tasemel ütleme, et üleval kosmoses on vaakum. Kui ka saaks mingil imekombel olla nagu siukse inimest nagu praegu riides tavaliselt ja midagi ümber ei ole, siis kui ära ei külmu ja kiirgusest ära ei sure, siis suud ikka ei ole mõtet lahti teha, et mitte midagi sust tolku ei ole, et näed, et suu liigub, aga ta ei lähe kuskil edasi, sest miski ei tule vastu trummikillet enam põrgatama. Aastaid tagasi, kes on näinud seda Sandra Bullockiga, oli see gravitatsioon. See esimesed 5 minutit selle filmi kirjeldus, kus ta üleval universumis, kus ta kirjeldab, kui vaikne see on, kui mõnus see on ja kui külm seal on ja kui vähe on ellujäämisvõimalusi. See on kõige parem osa sellest filmist. Esimesed kuni 10 minutit, edasi läheb juba selliseks liiga ilusaks, et olla tõsi. Natuke reaktiivmootori efekt on seal ka, mida alati õpilastele ära seletada, aga et lõpp ärge uskuge. See on hea film, mida tuua tihti näiteks. Ja samas on jälle see, kui on liiga tihe, siis on nagu liiga kiire meie jaoks. Meie oleme harjunud kuulama õhus. Ja tulles kohe selle heli kirjelduse peale, siis tegelikult hästi palju räägime sagedusest, siis on veel perioodid ja lainepikkused. Teen siia kiirelt ära, et sagedus, periood ja tegelikult on siis lainepikkus ja ristlaine pealt on saata hästi hea ise ära loomustada, et kui ristlaine ma joonistan siia koolis teadaolevat ilusa sinusoidi. Sagedus näitab mitu lööki, mitu lainet, mitu ringi, mitu võnget on siis selles 1 sekundis. Ja kui ma räägin nüüd hertsist, et 16 hertsi, see tähendab siis lainete arv sekundi jooksul. 16 lainet tuleb. Laine kui siis üks ring tegelikult, et kui ma siit joonistad, et kui siit hakkab laine pihta, siis laine lõpeb sama koha peal, teeb selle faasi läbi ja siin ta kuskil lõpeb, et kujutada, see ringjoone saate kokku painutada. See on üks laine, üks võnge, üks ring ja mitu seda siis sekundi jooksul teile jõuab kõrvatrummikile vastu võtta. 16 on inimese alampiir. Mõnikord kirjanduses on 20. Hea meelde, et on 20 ja 20 000, aga mõned kuulevad näks alla, need on ju need piirid, me keegi ei ole alati ühesugused. Et see infraheli piir kirjanduses ujub 16 või 20. Alla selle trummikile ikkagi ei hakka neid võnkeid kaasa võtma. Ta energiat ei ole, ta ei jaksa. Pilkult öeldes see laine ei mahu sinna peale ära. Läheb mööda. See on siis, et mitu sellist lainet ajaühikust. Periood on vastupidi, kaua see üks asi aega võtab. Kaua see üks tegevus aega võtab, see on sekundites. Ja laine pikkus on siis reaalne vahemaa algusest lõpuni. Samas faasis, et millal see sageduslaine pihta hakkab, millal ta lõpeb, siis selle sama tsükli jooksul loeme siis ka perioodi ajaskaalas ja täpselt sama pikkuse skaalast laine pikkust. Et tegelikult on siin õhus väga-väga väiksed kui sekundi jooksul. 16 lainet on selline vähim, siis on laine pikkus hästi suur, mõnusalt siin ujuvad siin õhus. 20 kilohertsi. See on see ultrahelipiir, et üle selle enam trummikile ei suuda kaasa võnkuda. See tähendab 20 000 tegevust sekundi jooksul. Õnneks või kahjuks ei läinud see simulatsioon tööle, kus kerida hertse teile peale, küsida, et millal te tahate, et see kinni pandaks. 10 000 juures tahavad kõik, et kinni pandaks. Et enam ei taha. Et ei taha kuulata. Et ta nagu läheb nii pinisevaks ja nii valusaks kõrvale, et aga siis teed trummikile, teed tööd. Siukses sagedusskaalas väga-väga tihedalt. Infra- ja ultraheli meie siis ei kuule, et meie anatoomia on selline. Kui siis küsida, et miks need piirid, siis meil on siuke aju, kes hakkab mõtlema ja tegema homsesse päeva loogilisi järeldusi. Ta teeb tööd ka vahepeal, peale selle, et ta kuuleb ja näeb. Et ta peab analüüsima seda infot. Ja niigi meil on nagu suht keeruline aju ehitus, et tead, me üldse midagi näeme ja kuuleme tänapäeval. Et loomariikidel on need skaalad hästi laiad, aga nemad ei muretse homsesse päeva, on ju. See on see eestlaslik muretsemine, et sul peab aju töös olema sellepärast, et info käes hakka nüüd analüüsima. Mis sa nüüd kõik sellega teed? Kuuldav heli, räägime siis häälest. Lähme siis selle peale üle, et hääl kui mõistena selles vahemikus, kellel kus need piirid asetsevad. Helijark on alati hästi tuntav asi. Kõik, kes käivad laulmas, on ju. Helijark oli meil siin. Me oleme uurinud, kust tuleb see, et see 440 hertsi on ja meil on koolis on helijargid hoopis keemikus, ta tahab selle metalliga katseid teha. Mõtlesin täna siia tuues, et jumal teab, mis katset ta sellega teinud on, et heliseb enam või helise nii nagu vaja on.
et keemiku jaoks on huvitav metall, mis siis, tegelikult kujuta, et need on siis 2 häälekurdu, on ju. Meil on siis kopsude ülerõhk ja enda lihased, milles me paneme siis need 2 väikest häälekurdu ka siin niimoodi võnkuma oma vahel ja siit siis tulevad meil need paisud ja hõrendused välja. Koorijuhil on siis, kas ise lööb või löön mina siis selle kummihaamriga praegu 440 hertsi ehk esimese oktaavi laanoot on nii. Mina ei kuule, ma tõesti ma olen muusikast nii kaugel, et ma tean, teoorias on tugev, see on 440 hertsi peaks olema. Kes on nüüd siis hea kuulmisega kuuleb ära, et natuke läks. Jah. Aga proovime veel siia üles. Mul on üles poole vaiksemini. Tuli. Nägite, et see liigub? Ta tegi hetkel 440 korda sekundis. On ju, seda ka ei näe. Ehk siis ei pea kõike nägema, ei pea kõike kuulma. Meie aju ei pea seda vastu. Aga sellega nad annavad selle koori hääle või see on niisugune katsevahend ja siis õpilastele rääkida ära, et miks see siin all on, et kui ma selle kinni panen, kas siis ka kuuled, on ju, et tegelikult ma tahan, et see kõlaks kuskil, et ma lõin ka ju. Hetkel lihtsalt ta ei võngub, need hargid võnguvad, aga see, mis siit läheb, et annab nagu seda võimsust juurde. Et siit hakkab seda õhku kaasa võngutama, paisutama ka selle kõlakasti efekt siis nagu pillidel. Ehk siis need samad pillikeeled üks ei jaksa kogu seda ruumi helisema panna. Et tal on kõlakast juures ja kõlakastist tuleb nagu siis kaugushüppele noojooks. Aga helil on vaja seda võimenduse poolt. Tegelikult on ta siin tõesti aegluubis, et näidata, et inimese, et tegelikult võngub on, kui ma pihta lõin, et siin natuke aegluubis vaadata, et samamoodi rääkimise hetkel, siis me võngutame ja sealt kogu tegelikult tuleb seda energiat, lööke, õhku. Ja kui ükskõik, mida siis panna võnkuma, see joonlava plärin, õpilastele hästi sobib. Miks ta nagu meile plärinaga tundub mitte mingi ilusana, öeldakse, ta ei ole harmooniline, et ta ei ole mingi selline korrapärane sagedus, et see midagi sulle tähendaks, mingit ilu oleks või saaks matemaatiliselt ilusat sinusoidi välja joonistada, et see on niisugune plärin, müra, täiesti suvalised võnked, suvalises järjekorras, nii nagu ta seal pikalt sul seal üle ääre on, et saate seda õhku seal võngutada. Aga siis kitarr mängitakse teadnud kõlakasti pealt. Inimese sõrmed siis, see, millega ta siis mängib, paneb siis kitarri keeled võnkuma, seal on õhk vahel, ei ole ka vaakumis mõtet kitarri mängida. Ja kõlakastist tuleb siis see tagasi peegeldus ja igal pillil on oma kuju ja selle järgi sa tegelikult tunned ära pilli hääle, kui üks kord oled näinud pilli, sa tead, et tema kuju on selline, ta annab sellist heli välja, ehk siis piltud öeldes nagu lükkab tagasi selle võimendatuna, siis üldjuhul me tunneme alati selle pilli ära, kui ta kuskil mängib. Ja me oleme siis võib-olla ka teadlikud või vähegi niisugused muusikandega, et orkestris mängivad need pillid. See kõla on, sa oled kunagi näinud, sul on öeldud, see pill teeb sellist heli. Liikudes ringi siis kas kuskil Aasias või Ameerika mandril on väga palju võõret pille. Ja ei oska ka öelda, et mis see nagu mängib nende mingisuguses muusikas, sest ma ei ole kunagi näinud seda pilli. Ma ei tea, mida ta kõlakast on, ma ei tea, milline helilaine talt tuleb, ma ei vii seda kokku. Membraanid, need on kõik ju võnkuvad asjad, mis kodus ei näe, need võnkuvad ju nii kiiresti. See mehhanism, mis seal taga on nüüd siis tegelikult elektromagnetiline, sealt saab nagu sellest elektriloengust teada, kuidas sa siis kõlarid paned võnkuma, et hetkel kõlar ei tööta, on ju. Et õhus ei ole neid tihendusi edasiminekuid, kõik on ühesugune, tuba on vaikne ja siin on näha, kuidas ta siis ta liigub ja need õhutihendused jõuavad meieni ka mingi hetk. Küsimus, kas see intensiivsus on vastuvõetav, kas see sagedus ehk tihedus, kuidas ta tuleb, on vastuvõetav ja kas tema valjus ehk see laine amplitud on vastuvõetav. Kui palju seda energiat sealt siis tuleb. Ehk siis niimoodi peaks ta siis vedrukujul ära näitama, kus on tihendus, seal on siis see intensiivsus. Nagu rääkisime, läheb igal pool õhus laiali, mina räägin, üldjuhul kuuleb ka seljatagune. Mina mäletan põhikooli ajal, pidime meie selles teemas kirjutama füüsikaõpetajale, et mis siis oleks, kui ei oleks heli keralaine, et läheks ainult ühes suunas. Et mina räägin niimoodi, siis ainult siis see selline ruumi osa kuuleks. Millegast mulle see teema lihtsalt väga meelde, et mida me kirjutasime seal, seda ei ole.
aga see kirjandi teema jäi meelde, see oli füüsikas. Kuidas siis maailm välja näeks, kuidas elu toimiks? Eks me siis kõik Marlumi kirjutasime, et pead minema kõrvaauku ja karjuma ja mis me võisime kirjutada põhikooli tasemel. Aga ta läheb igale poole laiali, õhk on väga liikuv. Meie jaoks piisava tihedusega, me oleme siin harjunud. Ruuporid. Võid mõelda tõesti nagu siis, et miks me seda kasutame, aga meie heliaparaat on selle sama koha peal siin, 2 väikest häälekurdu. Kui palju on seda hoojooksu võimalust? Nagu väga vähe on ju. Koonu ei ole peas, lõppeb ära, ehk ta hakkab siit välja tulema kogu sinu akustiline instrument, mis on nina, neelud, kurk, suulagi ja juba ta on läinud, et ta nagu väga palju võimendusmaad ei ole. Erinevad formandid siin sees tekivad, sõltub täpselt teie millimeetristest jõnksatustest suus. Sinu suu on sinu heli, mida ma olen pannud selle inimesega kokku, aga et ma tahaksin anda, et sa kaugemale kostaks, et ta natuke pikema kui hoojooks oleks. Siis me kasutame neid ruuporeid ja loomadel on need koonud jäänud pikemaks, ju neil on siis vaja olnud kaugemale oma infot edasi anda. Stetoskoop toimib täpselt samamoodi ja ta toimib tegelikult nagu kõrv. Meie kõrv on ju väljast suur ja sees ta läheb hästi väikseks. Alustame kuskilt 55 ruutmillimeetrise pindalaga ja sees on 3 ruutmillimeetrile see sisekõrvas, mis vastu võtab. Järelikult sul tuleb energiaimpulss, kuna ta läheb kitsaks, tal ei ole nagu liikumisruumi, see on nagu tsunamilaine, siis ta peab ennast üle võimendama, ehk see heli ikkagi jõuab siia peaaiu, ta on kosta. Ja sama on siis ükskõik vaikselt keegi räägib, me kõrv võtab ta kinni ja saadab 55 pealt 3 peale. Aga sellega, kuna energia ju kuskile enam ära ei kao, natuke kaob, kõik ei tohi ära kaduda, siis see intensiivsus selle võrra siis tõuseb ja samamoodi arst siis selle mõttes kellaks. Ma vaatasin läbi, et see oli kell, selle kella ta surub teile siis vastu ja ta peab päris tugevalt seda suruma, sest siis ta tõmbab naha pingule ja ta kuuleb väikseid sagedusi ka. Ehk siis ta peab päris tugevalt naha vastu selle suruma. Tore, kui teile nahk väga igine ei oleks. Seal vesi on vahel, sealt läbi võngutada väikseid, ongi raske. Ja see on külm, sest see on väga hea metall, mis peaks olema tegelikult valatud ühe tihedusega, et ta ei muudaks võnkumisi. Ja ta tuleb siis suure pealt ja tegelikult väikse peal üle on ju. Ja nüüd võtab siis arsti kõrv selle vastu ja suunab siis nagu veel peenemaks. Ja siin stetoskoobi korral, jah, minul on jäänud nagu see teadmine, kui me tegime ka siis kõiki neid praktikume, füüsikuna me võime vaidlus olema ära seleta, mida need arstid seal teevad, siis mida vanem arst seda usaldusväärne on seda stetoskoobiga töötamisest, küsimus on kogemuses. Kui palju heli see elu jooksul kuulnud oled ja millega seda ära siis seostad? Ehk tegelikult sa ju ei näe, mida sa kuuled. Sa kuuled ja sa arvad midagi. Ehk siis see tunnetus, kuidas ta seda kella sulle keha vastu surub, et see nahk oleks piisavalt pingul, tekiks selle kella alla jääb õhk, et panna see kella sees olev õhk resoneerima täpselt nii, nagu sinu see siseorgan, mida sa kätte tahad saada. Südant kuulatakse väiksema survega, lähemal on paremini kosta, kopsud, need väiksed alvoolid selja pealt tuleb päris tugevalt alla suruda. Et iga krõbinat kuulata ära seda rohkem nagu peidetud heli ja sagedust. Ja seal siis arst ka ütleb teile, et ärge hingake ja olge tasa ja ärge tekitage müra juurde. Ärge rääkige muga samal ajal, kui ta siis kuulate pealt. Ehk siis see kogemus on siis tegelikult arsti enda käes, kuidas ta surub seda, kus ta saab selle resoneeriva naha kätte siit, mis seal naha all toimub. Ja kõrvade vahe on kinni, et siis käib korra selline vigade parandus seal. Et ikkagi mõlemad kõrvad saaks ühesuguse, kui sellise intensiivsusega heli, kui ka kahes sellises vahepealses torus võiks olla mingi häire, mingi ärasumbumine, kadumine. Et siis see metallühendus peab olema. Sest üks kõrv kuuleb ikka enne kui teine kõrv. Ja sellega me orienteerume ruumis. See, et me näeme, aga kui sa ka ei näeks, siis heliallika poole pöördud sa automaatselt õigesti. Üks kõrv kuuleb natukene enne. Me räägime siin nanosekunditest. Ehk siis miljardik sekundist, aga kuuleb. Ja see on piisav, aga see on meie õhutiheduse juures. Siis aju töötab seal õigesti. Lähed tihedamasse keskkonda, vee alla, nüüd ei saa enam aru, kuhu poole pöörata. Sest üks kõrv kuuleb ikka enne, aga aju ei tee enam seda vahet ära. Kumb enne kuulis? Ja siis ta ei suuda nagu määratleda tihedamas keskkonnas, sellepärast ja hõredamas. Lihtsalt need impulsid ei ole nagu paaris impulsid. Üks kõrv kuuleb ära, see info läheb aju ära ja siis kuuleb teine. Nagu eraldi kuulmised.
terve kõrvakuulmise ja ajukuulmise keskusega inimene heli järgi peab suutma orienteeruda õigesti. Kui see ei tule välja ja te olete kõrvakuuljad, siis on küsimus, mis see aju pool teeb. Et miks te ei orienteeru ruumis õigesti. Seda lastemängu vist, ma arvan, äkki on kõik lapsepõlves mängida ja proovinud. Või see purgiga teise toa pealt kuulamine ja stetoskoobi printsiip, et sa võtad seda võnkumist edasi. Üks räägib torusse, teine paneb endale selle telefoni vastu kõrva. Küsimus, et see nöör peab olema jälle teatud pingutusega. Lõtvide hööles nöör peab andma edasi neid võnkeid. Et see on hea mänguasi üldse lastele. Panin sõnad ritta, vaatame ära, mis see kõrgus, kiilus, valjus, tämber ja vältus ja siis võtame selle inimese seal, et kuidas me kuuleme. Kõrgus on sagedus. Kõrgemad helid, madalamad helid, ehk me räägime sagedusest. Ma vaatasin, mida õpitakse koolis muusikas. Helikõrgus. Füüsikuna ma räägin, et meil on helisagedus. Ongi kõik sama on ju. Helikiirus läheb kokku. Helivaljus me räägime intensiivsuse logaritmisest skaalast füüsikas, detsibellidest. Tämber räägime siis ülem-alam toonidest, mitu erinevat lainet sa siis sellest ühest lainepikkusest teha saad, ühest lainekujust. Helivältus kui siis aeg. Nüüd on see, et kujutage ette, siin see seest kõik teil selline on. Et rääkides inimese hääleorganist, et häälekurlud, ehk siis häälepaelad, võtavad selle koha peal, kuskil kui on hääl ära, et siis tahaks selle koha pealt kinni võtta, et siin ongi kaks väikest juppi. Ja tegelikult on kopsud vaja selleks, on ju, et sa tekitad üle rõhu, surud õhu liikuma hääle kurdude vahelt ja siis hakkab küsimus, et kõik see ehitus, sinu siis selle häälevõimendusaparaat, millisena su hääl siis tegelikult kostub. Me võime kõik ühtemoodi hingata ja olla võib-olla siit kopsude poole pealt suht sarnased, kopsu maht on enam vähem kõigil üks. Aga mis nüüd nendest häälekurdudest välja tuleb ja kuidas ta siit edasi läheb? Pehme suulagi esiteks on ju. See on ka erineva suurusega inimestel. Keel on väga erineva suurusega inimestel. Kogu see suur asi on siin keel, mis siis kipub mõnikord magamise ajal tegema seda, mida ta tahab. Kas ta siis vajub kurku või kui on nohus, peab suu lahti hoidma, et saaks hingata, siis tekib norskamine, sest me paneme siin õhu ju võnkuma. Ja kuidas siis keel ja see pehme suulagi omavaheliselt seda õhku niimoodi pendeldavad, see on see norskamise hääl, kui sa läbi suu lahti hakkad hingama tihti. Inimese anatoomia annab temale tema hääle. Tunned ära, sa ei pea nägema sinna suhu, mikä ta on, vaid see on siis meie selline iseloomulik meile. Teed suu lahti ja saad rääkida, tegelikult sa siis alustad alati sellest hingamist ja kopsust, ehk siis lauljad, ooperilauljad hakkavad siit alt siis hingama, diafragmaga, ülevalt ei ole mõtet, hingata väsid ära, sest sul on nagu, see pingutus on nii suur, sa teed ülemiste lehaste, kui siit ülevalt hingata, et palju sul seda õhku siit nagu on, millega võngutada või seda jõudu, seda ju ei ole. Kui sa täis diafragmaga, täis kopsuga hingad, on nagu seda jõudu alt rohkem anda. Väga head teevad ooperilauljad ise neid ooperikoolitusi Estonias. Täiesti on niisugune, et enne ooperisse minekut saab ju nendega seal kohtuda ja siis nad on pannud endale kaameraid suhu, siis nad laulavad, siis nad näitavad, mis nende suust toimub, kuidas nende häälekurlud, ma ei kujuta ette, kuidas see kaameras on neil pandud, sealt kõri pealt tekib sookserefleks väga. Nad on väga head, nad on ise ära näidanud ja siis nad tegelikult nende jaoks on kõige problemaatilisem keel, see jääb ette lihtsalt, et igasuguse keelega ei sobi lauljaks, sest sul ei ole suus ruum, et helil välja tulla. Ja see pehme suulagi ka, et võiks olla kõvem. Selle pildiga seostab mul alati kaks asja, et mul on alati olnud klassis või vähemalt õpetatav laste hulgas keegi jänesemoka ja hundikurguga laps. Nüüd on tänapäeval ära opereeritud, aga sa saad ikka aru, et ta tegelikult räägib teistmoodi. Kui nad räägime minuga tulevad, see jänesemokk on näha, et on opereeritud, aga hundikurg siis seda suulage neil ju ei ole see kokku kasvanud. Seda ei saa tulla helilaine välja, sest see kaob ära nende pähe kuidagi, läheb ära. Tuleb kuskil ulgumine välja. Ja laps, kes oli minu klassis põhikoolis, käis iga aasta Soomes operatsioonil, sest ta kasvas ja suulagi tuleb ka kuus panna. Sest ühest hetkest me ei saanud aru, mida ta räägib. Ja kui suulagi tuli kuidagi siis lahti siit teiste, või pea kasvas, aga suulagi oli ju plastist. See ei kasvanud kaasa. Üks hetk tekkis arusaam, et ma ei saa enam aru, mida sa räägid, ma olen harjunud kuulama, aga enam ma ei saa aru. Siis ütles, et okei, ma olen varsti opile, ma saan uue suulae. Saab uue hääleaparaadi. Hakkasin jälle mõistma. Raske oli siis, kui ta veel nätsu kanaris samal ajal ja naeris. Siis ma ütlesin, palun, ma lihtsalt ei saa aru, et sul tuleb heli teistmoodi ja ta ikkagi on moonutatud, et sul on veel ambaklambrad ka, et ära söö nätsu ja ära naera samal aja hetkel.
siis ma pean kogu aeg üle küsima, mida sa räägid. Aga tänapäeval neid ravitakse ja see tekib kume hääl nendel ikkagit, sest neil ei ole seda koeline suulagi. Võib-olla jõutakse sinna maani varsti. Ma arvan, et see on see, mida võiks väga kergelt opereerida ja kasvatada. Sugust mitte seda plastmassist suulage. Ja teine on see, mis mul tuleb ülikoolast meelde. Meil oli laseri praktika, see, kus laserid töötavad, see oli nagu vaja ära õppida, siis oli vaja laseri praktikale minna Tartu kliinikumil Lorli keskus, mis on siis need kurgu-nina haiged. Meil me Talli aimuga, mida seal teeme, me seisime see topi saalis ja tuli esimene patsient, kellel oli pisarakanal umbes. Üks laser läks ninast, teine läks silmanurgast ja lased pidid kokku saama, siis oli pisarakanal lahti. See oli kohaliku tuimestusega. Meil oli nii kahju seal olla. Aga siis tuli üks ooperilaulja. Nime ma õnneks ei mäleta, ei saa öelda, Tartu Vanemuise teatrist. Ja ütles, et tal ei ole suukaarad ühesugused. Tema hääl ei ole nii ilus, kui peaks olema mingid sagedustel. Et palun lihvige ühesuguseks. Seal oli siis ka kohalik tuimestus ja siis võeti laser ja suu lahti ja siis hakati kärsatama seda, mida ta ise arvas. Et see kõripool ei helise, nii nagu teine. Ja siis lihviti ja siis öeldi, et aga tee häält ja siis ta seal laulis, siis ta oli kohaliku tuimestusega ainult, võttis mõned noodid, et ei, veel tuleb teha. Ja siis tehti edasi. Ja see oli meie praktika ja meie seal vaatasime, et nii saab ka. Et ma ei ole kuskil elus enam kuulnud ega näinud, et keegi, ta oli väga hea, aga ta tõesti anatoomiline eripära, et kõrikaared olid erinevad. Seest poolt, kui suu lahti tööta, vaadata enne kõrli 2 kaart, kus see nibu seal vahel on, et need peab ühesuguseks lihvida. Hais oli ainult. See on ju see pehme kude ja kuum laser. Aga ta on hästi laulis veel ka meile seal. Võttis oma toonid välja. Nii, klaverimängetel. Ehk siis oktaavid, 8 või 12 pool tooni. Ma olen siin vaianud muusikaõpilastega. Kas on 8 või 12 ja on erinevad numbrid ka olnud, et ma füüsikuna jään selle juurde, mis on õpikus, et on 12. Ja esimese oktaavi laanoot on see heliark, mida me arvame 440 hertsi. Mina olen nüüd selline inimene, kes muusika kõlab hästi või ei kõla hästi, muid variante ei ole. Kas ta on hääles või ei ole või et lihtsalt ei kuule ära. Ja minul on ka õpetatud klaverit. Ilmselgelt ma vahetan, mis klahvile ja ma reaalselt õpin ära. Ehk klaverid on nagu seal üleval laste moodi, on pandud just sagedused peale, piisab ka sellest või noodi nimed, küll ma selle mängu ära õpin selle noodi järgi. Ma ju tean, see nood võtame sinna klahvi, aga see heli ei helise, see ei ole muusika, kui mina mängin, sest minu jaoks kõlab ikka klaver ühtemoodi. Kes neid kuuleb, siis neid paremini neid sagedusi ja neid kokku ka viib ja seda ilusat jooksmist. Sellel heliseb asi käes, et sa ei saa nagu trah-trah mängida siis pilli. Alati on lastel see absoluutse kuulmise küsimus. Jah, siin on nagu hea näide, et absoluutne kuulmine on tõesti see, et sa kuuled üks kord sedasama heliarki ja kui ma ütlen, et see sama heliark oleks nagu ideaalne ja tead, et see on defineeritud 440 hertsi peale, siis ta teab, kuidas kõlab 440 hertsi, ta teab seda eluaeg, kuidas see kõlab. Ehk siis ta on nagu ema-isa, kelle hääle tunned alati ära. Tema tuleb vaata heliargi ära ja ta saab aru, kui see on 442 või 443, see ei ole see. Ehk see on siis tõesti siuke ajupoolkärjad asümmeetria viga ja 1/15 000, see ei ole midagi sellist, mida tahaks endale saada. Iga elus on raske hakkama saada. Absoluutse kuuljana, kui sa tead, kuidas asjad peavad helisema, aga kui sa mõtled mõne kontserdi peale, et kaua pill nüüd hääles püsib. Ka siuksel tipptasemel rock-kontserdil käib kitarride vahetus käib tihti. Taga käiks häälestama selle tuleb ja siukse absoluutse kuuljana olla ka sümfooniaorkestri kontserdil, see, kus pill ei veida vahepealt lava pealt ära, siis lõpp läheb talle välja kannatamatuks. Sest ta teab, milline peab olema mingisugune helilooja looming, see on siuksed noodid, aga tema ei kuule neid. Tema kuuleb seal samamoodi, kõik noodid on 5 hertsisest nihkes ja see enam ei ole see muusika. Tema jaoks on see täiesti kakofoonia ja müra. Ja on hea selline näide õpilastega, et kui sa loed nagu elu, sõna elu, hääldan, kõik saavad aru, et hääli elu. Aga nüüd palun võtta see sama sõna elu ja kui ma paneksin see sagedused, kuidas siis kõik kuulevad ja kui ma absoluutne kuulja kuuleb, võta tähesti, kus üks täht ettepoole. Tema kuuleb niimoodi. Meie jaoks kõlab pilli, vahet ei ole 444 või 440, see on suht laanoot, on ju. Aga tema ei kuule, kui pill on hääst ära, ta kuuleb nagu see sageduskaal on nagu jookseks järgi. Ehk sama elu, mõelge, mis tähed on seal tähestiku seespool ja häälige see sõna välja.
jah, F-mu et ei olegi nagu hääldav on ju ja tema kuuleb niimoodi seda muusikat. Ehk siis tema aju töötab niimoodi ja see ei ole tema jaoks midagi meeldivat. Bach, Mozart teadaolevalt on ju väga head komponeerijad, ülimalt head komponeerijad ja pillihäälestajad on absoluutselt kuuljad. Neil ei ole mingit seadet vaja, nad kõrva järgi panevad pillid häälde. On siis teadavad need absoluutselt kuuljad. Sinatra oli. Artur Linne kohta on see, vist ma arvan, et vanemad olijad ka teavad, et see, kuidas tal oli see eraldi häälestaja kaasas igal kontserdil. Ei olnud midagi teha, häälestaja pidi ka küla pealt uue pilli leidma, kui vaja oli. Sest Artur Linnes ei saa laulda, kui see pill hääles ei ole. Need meenutused on siis olemas. Mina leidsin nad internetist üles, et kuidas ta käis vahepeal poole kontserdi pealt mingid küla pealt akordionit otsimas, mis hääles oleks või et see Rinne edasi laulaks. Sest ei saa laulda, kui see pill pole hääles. No ei kõla täna see hääl ja pill. Rene Eespere on siis ise elavate kirjas ja rääkinud, et ta on absoluutne kuulja, väga hea komponeerija, aga tal endal on väga piinarikas teisi kuulata. Teised kõlavad kõik kogu valesti. Sa võid tahtlikult sellest loobuda. Õudselt pead kasvatama ennast. Et nagu sa kardad pimedust, siis kasvata seda, et sa ei karda. Ja tema peab siis kogu mõtlema, et see ei kõla halvasti, nii kaua, kui ta ära harjub. Ja see on siis tema uus norm. Mida me kuuleme? Hästi vähe. Loomad kuulevad rohkem. Miks on inimesel see infraheli ohtlik? Siin üks kaasaja nähtus tuleb kohe mängu ja ülevalt imikud kuulevad ultraheli, vaata kui väiksed kõrvad neil on. Nende trummikile jaksab seda kiiret sagedust peale võtta ja see karja esimese elukuuga peaks ära kaduma. Siis ta ehk siis on meie jaoks vaikne ruum, ei pruugi olla vastsündini jaoks vaikne ruum, kui seal on ultraheli allikad. Mina ei saanud endal väikselt lapsi kunagi suvel magama, sest me olime Hiiumaal ja meil oli väga suur nahkhiirte koloonia kõrval papli osas. Sa lähed õhtul jalutama, jumala vaikne on ja siis tulevad nahkhiired ja see imik röögib. See vastsündinud tema jaoks oli see täpselt tema valupiir ja õhtu oli ilus vaikne. Ei olnud, tema jaoks ei olnud. Aga ta õnneks kasvasid kõik välja sellest, et hetkel ei kuule ultraheli. Nahkhiir on väga vaikse lennuga. Nüüd inimesele see madal sagedus, see infra ehk alalävine ladina keeles, see läheb su siseorganitega kokku. See on resonantsi tingimus. Ja see on siis tänapäeval sama tuulegeneraatorite juures, kes on siis need oponendid, miks need ei tohiks, on siis üks on see, et nad tekitavad infraheli välja lihtsalt. Süda on paha, oksendada tahaks, nagu viga ei ole, aga uudselt tahaks. Et siis sisemised kui väline võngub, sa pead võtma selle omaks. Energia saa ära kaduda kuskil, ta läheb teise kehasse, teise objekti ja see objekt võtab selle vastu ja see, et on peavalus, kõige trummeldab sul sees, siis ükskord see valu tuleb. Ja sellised kummalised haigused tekivad siis selle infraheliga. Need on siis ka need samad mõnikord võid uues elamus, kui on nagu vähe timmimata ventilatsioonisüsteemid tekitavad ruumis ultra või see infraheli. Et siis, kui on nagu ruumis paha olla, sa ei kuule, mis seal on, lihtsalt sul on paha olla. Selles ruumis, kui pea valutab, selles ruumis tekib õhtuks oksa ja refleks, sa ei saa seal olla. Siis ei olegi midagi muud, kui mõõta ära infraheli. Et kas on ventilatsiooniavadest lihtsalt on timmimata või mingist filtrit vajad puhastust, sest õhk liigub sealt teistmoodi läbi. Et sa oled sellest madal sagedus väljas kogu aeg. Või mine ära, siis äkki mujal on parem. Siis on ikkagi see ruumi viga. Häälepaelad, millega me heli tekitame häälekurlud. Meestel on pikad, vastsündidel on hästi väiksed, väike ta ise on. Ta väga nagu häält ei tee, ta on väiksed. Naistel on kuskil 17 millimeetrit kuni 17 millimeetrit ja meestel on siis alates 17 edasi. See on niisugune tavaline niisugune piirid, et meestel on see häälemurre hetk on see, kui häälepaelad hakkavad kasvama. Räägid, aga häälepael otsustab kasvama hakata, tulebki poisil imelik hääl välja. Sest tema organ, see osa teeb midagi muud hetkel. Aga sinna pika häälepealaine või häälekurlu peale mahub see pikk madal laine ära, mis peaks tulema siis see võimalik see bassihääl. Nii et see sama 350 hertsi, meestel tavaline, kui räägitakse mehe hääl on 125 hertsi. See kui tavaline mehe hääl ja naistel on seal 250 hertsi. Et meil on lühemad häälepaelad, see tiksub nagu tihemini. Ja imikitel on väga väiksed häälepaelad, seega kui nad nagu nutavad, et keegi ei möirga imikuna bassi häälega. Ta on nii väiksed häälepaelad, et tekitatakse väga tihedat sagedust, väga suurt sagedust. Aga seal saad mingid piirid, et see koloratuursopran siis kõige kõrgem 1400 hertsi. Siis kui heeliumit hingate sisse,
miks siis nagu hakkab kõrgemalt heli tulema, siis tuleb selline 350 kuni 1020 hertsi. Lihtsalt teil on ju kopsudes nüüd heelium, mis on väiksema tihedusega ja see liigub teistmoodi. Aga seda nagu väga tihti ei tohi teha. Tervet laulu ei tohi ära laulda heeliumõhupalli pealt. Selle hetkedel hapnikku kopsus ei ole ja ajus ka ei ole hapnikku. Et see üks mingisugune fraas laulda selle imeliku heli pealt ära ja kõrilihastega natuke saad ikkagi häälepaelasi natuke nagu venitada. Et mehed laulavad falsetiga, siis piltlikult sa sunnid natuke väiksemaks häälepaelu, aga siis kaob ära võimsus. See kahte head asja korraga ei saa. Just Koit Toome teeb seda hästi. Kui ta hakkab falsetiga laulma, ma ei kuule. Võimsus tuleb alla. Ja eks see, nagu see laine amplituud läheb ära, et ta nagu ei anna seda suurt lainet välja. Aga ta laulab falsetiga, seega tal need lihased teevad natuke teist tööd selle samal aja hetkel. Naistena võib-olla saaks natuke bassi alt teha, natukene madal venitada neid häälepaelas, et meil nad nii väga ei ole nii pikad. Paar sajandit tagasi siis need on nüüd see poiste laulutüüp meelde. Kas te olete lauljad, et ei lubatud siis enne häälemurret, enne igasugu suguhormoonide liikumist pidi siis ära lõpetama nende töö, et häälepaeled ei hakkaks kasvama. Siis nad jäid ju madalaks ja hääle sagedus jäi kõrgeks. Ja sellega nad siis võlusid. Loomad on hästi laias skaalas ja need, kes on maa peal, need toimetavad infraheliga, sest see läheb kaugele, madal sageduslik. Tegelikult on hästi laias skaalas. Kiskjad on ultraheli ja need, keda süüakse, on infraheli. Miski peab neid elus ka hoidma. Midagi peab olema neil, mis ei klapi, on ju elukeskkond ja kõik klapivad, siis mingi suhtluspiirkonnad. Et inimesel on see hästi väike vahemik. Aga paljuski veeloomad on kõik siis ultraheli peal. Mõned tulevad ka infraheli skaalasse, täis lai skaala. Ja kui minna sukelduma, siis meie jaoks on vesi vaikne, nii mõnus, soe ja vaikne ja ilus ja tegelikult ei ole. Kõige suurem jutustaja või loomadegis olema seesama vaalad on nagu väga suured jutupamlikud, kogu aeg räägivad, aga meie ju ei kuule. Et meie jaoks tuleb see ultrasagedus nagu alla võtta, et mis siis seal vees kõik heliseb ja kõlab. Ja maa peal on siis see infraheli ja elevantidel, paljuski kõrvad on pigem jahutusmehhanismid. Et nendel, nii palju kui ma siis nüüd uurisin ka bioloogide käest, et ikkagi tundlikud kohad on jalatallad, et nad 3 päeva enne tunnevad oma maavärin ära, sest nad hakkavad ära minema. Nad piltavad seda madal sagedust kui heli, värinaid tunnetavad hoopis jalataldadega ja nende ellujäämisrefleks ongi see, et hakka varem minema. Nad liiguvad aeglasti. See efekt tuli, mäletan juba siis, kui räägiti, oli see 2004 Indoneesia maavärin jõulude ajal, kui loomi tegelikult ei jäänud väga hätta. Sest nad lahkusid juba 3 päeva enne millegi pärast. Ja siis oli pärast takkajärge tarkus kohalikele, et loomad käitusid imelikult, jah. Aga nad tunnetasid ära, et miski hakkab pärisema tulema ja lahkusid sellest piirkonnast. Inimene läks vastu lainel, on ju, vaatama, huvitav. Kassid, hiired, koerad, rotid, kõik on teil siin ultraheliskaalas, väga tihedasti ei kuule neid rääkimas, aga nendel on oma need skaala tipud seal ja need on need viled, millega treenida koeri ja hobuseid. Kuna nendel on see ultraheli vile ja jahimeeste viled, meil inimesena ei ole tegelikult vaja seda skaalat laiendada, sest meie peame mõtlema ja analüüsima. Meie aju teeb teisi tegevusi nii palju. Aga kes on siis treeninud koeri või hobuseid, siis sa õpetad selle ühe sageduse peale ära, selle looma. Aga ma olen ka mõelnud, et ma jahimehena lähen metsa, siis oma koera kutsun, et aga teised loomad äkki kuulevad ka ju. Et ma siis kutsuks sellel hetkel, kui ilmselgelt ka loomad kuulevad ultraheli ja see on nende jaoks võõras. Kui ma looma tagasi kutsun oma koera, siis pole siis mõtet enam jahti pidada, sest siis on metsloomad nagu hoiatatud mingi võõra heliga. Aga see koer läheb vähemalt siis tagasi, kui ta on õppinud selle vile sagedusega ära, aga kellel on see jahimehe vile, siis kui see vilistada, siis midagi ei kuule. See on see ultraheli tase nüüd juba. Seda siis ei peagi kuulma ja ma ei tea, kas tänaval on, aga lennujaamades olid need ultraheli andurid, et need linnud ei maanduks. Et muidu, kuidas sa saad linnuparvest lahti nagu lennujaamas, maandusradade peal, ehk siis varem küll oli siis ultraheli signaalidega, nad ei saa, see on siis nende selline valulävi piir. Neil on ammu see ületatud. See oli hea, mis ma siis leidsin bioloogia andmebaasist, et näiteks 7, oled sa kunagi kuulnud, mis hääd kaelkirjak teeb? No ei kuule, 7 terts ei kuulegi. Et seal omavahel nad räägivad, nad on kaugel, nad on kõrgel teistest, heli läheb ilusti ja nad saavad suheldud ja kaslased ei kuule, mis nad räägivad. Nemad nii alla jälle ei tule.
et igahel ikkagi midagi on. Ja tihedusega, see siis selline näide, et õhus on 332, 340 kraadi ja meelde, et 340, 20 kraadi juures 340 meetrit sekundis on see kiirus. Vees on hästi suur, peaks juhtuma mingisugune, et te lähete sukelduma, jääte kellestki maha, siis tegelikult ei ole mõtet vees kuskil vastu kivi lüüa või metalli, et ma olen siin. See on pea 5 korda suurem kiirus, meie kõrvalt küll vahet ei tea, kus sa seal vee all seda lööd seda vastu kuskil, et kus vrakis sa oled kinni jäänud. Et on abi vaja, et ikkagi kahekesi ja nägemisulatuses sukelduda kogu aeg. Seda vist teate, et valgus käib 3 korda kiiremini, sest ta ei ole aineline keskkond, heli 3 korda aeglasemini ja kui siis näete seda välgatust, hakkate lugema sekundi rütmis. Iga 3 on kilomeeter ja kui ta 3-ni ikka ei jõua, et siis on peaaegu pea kohal. Kui on soe tähendab liikumist. See tähendab seda, et on ju soe kerkib ja sooja ilmaga kuidagi mürad kostavad paremini ja sest kõik liigub. Ja kõik jõuab sinuni, aga ta on nagu mürana, et sa nagu selekteeri soojas õhus väga hästi välja seda spetsiifilist, mis sul vaja on. Ja heli levib üles ära, sest soejutab pilgudest selle kaasa ja läheb. Et see kostab kõrgustesse, et ülemine naaber kuuleb paremini rõdu pealt. Kui on külm, see õhtune aeg näiteks külm ilm, siis sosin kostab väga hästi, ma olen õpilast öelnud, et ärge siis sosistage õhtul seal koduakna all, et kui on maapinna peal juba külm, kõik on nagu rahulik, õhk väga ei liigu ja see, mis liigub, on sinu helilaine, sest sina nüüd viisid selle õhu tasakaalust välja. Sa kostad väga hästi, su sosin kostab väga hästi külmas. Ja sama on siis nende vanemate inimestega, et kuulmissagedus imikul ja hästi kõrge vanemale inimesel tuleb alla. Et kui me käisime siis seal ooperikoolitustel, ooperil meie siis need ülemise tooni sopranid ütlesid ka, et vaesed vanad inimesed, neil on aega käia ooperit kuulamas, aga nad tihti ei kuule neid ülemisi noote ära. Et nendel enam, trummikile nagu lihas toonus langeb ka trummikile toonus. Et enam ei võngu nii tihedasti. Aga neile meeldib siis see alumine toon. Ehk siis, kui sa räägid kodus vanaisa vanemaga, nii nagu õpilast ütlesid, et ei tasu nagu kiredada peale, kui sa nagu saad olla, et ei kuule. Ära tõsta oma hääle sagedust kõrgeks. Ta ei kuule sellest niikuinii midagi. Ütle talle rahulikult, ütle madalalt ja vaikselt. Ja arvesta, kui sa ei taha, et ta seda kuuleb, siis sa lähed sosistad oma ette kuskil nurgas madala tigeda häälega. Seda ta kuuleb ära. Et see tuleb alla ka siis selle kõrvaehituslikult. Helivaljus ehk need samad detsibellid. Meie aju töötab 10 logaritmina. Ehk kontroll käib, millised 10 astmed. Et see on see logaritmskaala. Ei ole midagi ilusat lineaarset või kumeraid tõusvaid eksponentsiaalseid sirge graafikuid, kui te koolist mäletate. Ehk siis on ära mõõdetud mingisugune kuuldelävi. See on see I0 liigu intensiivsus. Mis on see normtase, kus sa juba kuuled? Ehk siis see I on see, ütleme, see hetkeolukord, intensiivsus, kuidas see aju nagu siis kuuleb. I0 on see kuulmislävi, mida siis peaks seda kuulma ja logaritm sellest on see, mida aju kuuleb, korda 10 ka veel. Aju kuuleb seda. Kuidas ta siis kostub. Ja seal need numbrid on ilusad, kuuldelävi võiks nagu nullist olla, on ja. See kahjuks siis tänapäeval enam ei ole nullist. See oli siis see, kuhu siis see Tallinna Ülikooli teadlane jõudis, et kahjuks kuuldelävi tõuseb. Et tänapäeval ei kuule noored enam lehelangemisi ja linnulaulu, nad lihtsalt ei kuulegi. Ei ole harjunud olema nii vaikses keskkonnas. Nad on nagu pildides harjutanud oma sellise aktiivse noore eluajaga, nagu kogu aeg on nagu sellisesse võnke väljas või sellisesse, meie jaoks müra väljas, et kogu aeg peab miski asi, kas siis tulema otse kõrvadesse või kõrval mängima ja laulma. Vaikuses hakkab neil igav, sest nad tegelikult ei kuule. Nad lähevad metsa ja neil küll linnud ei laula. Nad ei saa, kõrvad enam ei võtta vastu nagu nii madalat diapasooni, nii madalat intensiivsust, nad pole harjunud. Nad pole aastaid kuulnud seda. Neil on see oskus kadunud, nagu keeleoskus. Aga seda on väga raske tagasi õpetada. Pildi ei olegi võimalik. Hakkad metsast linnulaule kuulma. Varesega kuulevad ära ja kägu ja tugev peab olema, et nad kuuleksid. Ja valulävi on nüüd see, kui on tõesti intensiivsus nii suur, et see reaalselt on valus kõrvadel. Et suur sagedus teeb haiget, sest ta läheb nii sageduseks, et trummikile tahaks nagu hakata tulema küljest. Samamoodi on siis valjuse ülemine skaala, et see intensiivsuse löök on nii suur, et tahaks nagu ära tulla sealt trummikile katki minna. Kui käekella tiksumist vaikses ruumis ikka kuulete, siis kuuldelävi on siis veel 100 korda vaiksem. Ehk siis, kui kuuldelävi on 0 detsibelli, siis lehed langevad puu pealt lihtsalt gravitatsiooniga kuskil 10 detsibelli.
ja tänapäeva noorte kulda läbi hakkab sealt 30 juurest, mis on tavaline sihuke inimsosin. Tõesti sosistan hästi vaikselt, et üks inimene kuuleks mu kõrval. Ja siis sosistas ja kuuleb, mis asja? Küsib üle, et ta ei oska kuulda seda. Et tema haju pole harjunud sellega. No siis on need ülemised otsad, kus sa reaalselt saadki haiget. See intensiivsus on korraga, see pauk on korraga nii suur, mis kõrva tuleb. Ehk see 10 astmel 12 korda võib ta kuulda läve, kes tõesti sinna peakanali alla, ma arvan, satub. See kärgatus on kohutav, tihti vist ei ole seda juhtunud õnneks. Ja võt sel hetkel, kui laine tuleb peale või siis, ma ei tea, kes on aktiivline kui stardi hetkel olnud, seal on klapid ju peas, et ei tuleks see lööklaine nii suur ka kõrvadesse. Lööbki katki. Ta on nii suur pauk ja ta läheb katki trummikile, see kasvab kinni küll tänapäeval ja ta on õmmeldav ja parandatav ja asendatav, aga armkude on armkude. See ei või kunagi samamoodi, kui see päris kude. Mis sel hetkel teha? Sa tead, et see pauk tuleb, sa ootad pauku, suu lahti, see toimub alati, et sa tunned suulaega selle paugu ära. Mina olen ükskord tundnud, et tõesti tuleb suu kuivaks. See tunned kõik aurustus ära suust, aga trummikile teed terveks. Et see on kõik üks süsteem, suu, nina, neel, kõrvad, kõik on üks. Et sa mitte võtta kõrvadega seda õhu lööki vastu, vaid võtta hästi suur lahtse suuga. Tuleb läbi suulaega, see meeldiv ei ole. Aga täiesti töötab. Et siis lased nagu läbi suulae selle paugu. No, see on see võrdlus lastele näidata, et 20-vatised ja 2000-vatised, see ei hakka 100 korda kõvemini ja paremini kuulma. Ainult 4 korda teeb aju vahet. Ehk siis need 10 astmed kuidagi. Ma saadan selle ringi käima. See on nüüd see, kes mõõdab detsibelle. Minu juures peab ta olema 60-70. See seade siis mõõdab ära. Meil on kokku lepitud mingid normskaalad, et kui kaugemale lähed, ta võiks nagu natuke alla minna. Ehk nagu öeldud, jah, need linnud ja puulehed. Bioloogiaõpetajad on hädas, õpetavad lastele tänapäeval koolis linnulaulu mingite helikandjate pealt. Ja siis nad peavad kruttima kogu amplituudi suuremaks, sest mitte keegi klassis ei kuule, et sealt üldse tuleb midagi. Ja mis veel päris loodusse lähed, on ju. Aga selline tava rääkimine, millega iga päev räägita, peab jääma seal nõks alla 60 detsibelli. See, kui ma siin ees juba räägin, on 60-70 detsibelli. Et tegelikult 40-ga võiks ka hakkama saada, et seal nagu väga võimsat pole vaja, kui sa omavahel räägite. Töö juures, kui on kogu 80 detsibelli, siis peaks küsima kaitsevahendid. Siis on see koht, kus tuleb tööandjal kohustus teid kaitsta, sest see on juba ohtlik, kogu aeg tulevad need intensiivsed löögid kõrva, aju peab kõik vastu võtma, ta teeb tööd kogu aeg. Ja see kõik on ju paljuski ei ole seda vaja. Et igat seda energialööki läbi lasta ja mõelda. Ehk seal peavad klapid peas olema, samamoodi kõik need tööriistad tänapäeval ja samad need koera haukumised, et lõpuks peab närvidel küll, harmooniline ei ole ja nii kõva on ka veel, et ise olete võib-olla tundnud, et enam ei tahaks ja 8 tundi ka ei tahaks, on ju. Et kui töö juures kogu miis käsi lärmab. Lennukistart on kõva ja kõik need muruniite, trimmerdad, nad kõik peavad klappidega olema. Et ma küll tunnen kaasa, kui ma linnas näen ei ole, et siis ma küsiks, et kus su klapid on. Tänapäeval ma tean, koolides, algklassides on lastel ehituspoest ostetud kollased kõrvaklapid. Nad tahavad vaikselt tööd teha. Nad ei oska olla ise vaikselt. Sealt vaad klapid pähe, kes tahab vaikselt tööd teha, see siis on klapid peas, õpetajad ka ju ei kuule, aga tal on võib-olla võime keskenduda parem. Et meie kooli siis paluti ehituspoest tuua siis need kollased kõrvaklapid. Mõni ei saa tänapäeval enam, ta pole muusika kõrvas. Mina nagu olen selle vastu, ütlen, aga tegelikult see on ka see töö, mida su aju teeb samal aja hetkel. Ma tahaks, et sa teeksid midagi muud, et miks sa trambid seda energiat endal nagu teisest kanalist pähe. Et ikka, et sa pead suutma ka vaikuses teha, et siis on keskendunud ühele asjale. Muusikud tõstavadki omal kogu seda taset on ja kõrgel. Meil on mees on muusik ja minust ta vaatab telekat liiga paljusti. Ma olen alati taga nii hädas. Paneme vaiksemaks, see karjub mulle pähe. Aga ta ei kuule. Ma mõtlesin, jaa, sa oled 30 aastat seal lava peal olnud. Mina süüd ei ole. Kõik kodus peame nüüd seda telekat nii paljusti kuulma. Koli lähemale telekale. Ja ta reaalselt ei kuule. Kogu küsib üle. Ja siis ma tean, et temaga peab valjemini rääkima. See intensiivsus peab tema kõrvade jaoks suurem olema. Teistpidi on ju siis see amplituud, et see lainekõrgus, mis sulle hetkel pähe tuleb, või kõrvadesse tuleb, et siin on nüüd töötervishoiu nõuded, 8 tundi, 85 detsibelli pealt, ole hea. Tuleb võtta kaitsevahendid. 109 detsibelli on niisugune rock-kontsert lava peal või olete ees, siis paar minutit ja nüüd läheb juba kõik kahjulikuks. Ja siin on jälle hea, et aga aju harjub. Ja see tuli jälle siis Tallinna Ülikooli professori hästi uuringutest välja, et tema käis õhtuti ka vana inimene, käis kõik rock-kontserdid läbi ja öölokaalid aga ta käis selle sama siis mõõturiga.
ja üle poole tunni krutiti lihtsalt detsibelle juurde, sest inimesed harjusid ära, olemine läks nagu tavaliseks ja tuli juurde kruttida. Ja teine, mida ta nägi sellel hetkel, kui heli tõusis, mõnda aega läheb jälle harjumiseks, käisid kõik paaris, siis osteti ka. Ehk siis jälle krutiti suuremaks õhtu jooksul ja see õhtune kruttimine oli 15 detsibelli läks valjemaks. Ja harjust ära, on ju, sul hakkab igav, ei sobi, keerame juurde. Ja kinos, mis siis on, jälle igalt poolt saab nagu seda lugeda välja, kino on vali, millest on vali. Ja kui sa lähed kinno nagu ütlema, et on vali, aga kino tahab, et inimesed käiksid, võtavad maha detsibellid, keeravad vaiksemaks. Ja jälle aga siis on see tootja pool tahab, et film nagu lööks ja mõjuks ja nad teevad juba filmi enda selle baasheli vähe kõrgema sagedusega, vähe suuremad detsibellid. Saa ära keerata väga seda. See juba tuleb, neil normolekus tuleb juba kõrgema heli tasemega sisse. Ja kui veel kinokõlarid lasevad seda nagu veel võimsamalt, siis kuskil saab maha võtta, aga see tootja juba teab, et heli keeratakse kinodes maha. Seega tuleb toota vähe kõrgema detsibelli skaalas seda, et väga ei saaks maha võtta, et see peab mõjuma see film. Aga jah, need öölokaalid ja need kontserdid on küll niimoodi. Ja siin oli jälle tehtud väga hea katse, tehtis ta, see oli veel see Norde kontserdimaja, kui ta seda nime kandis mõned aastad tagasi ja tehti üliõpilaste peale, üliõpilased kutsuti saali, Norde kontserdimaja saal ja neil 4 tundi käisid erinevad muusikastiilid lava peal. Ehk siis üliõpilased, kui siis võeti väga lai skaala, et ülikoolist sai need sinna kamandada lihtsalt ühel päeval. Aga pidi olema ka vanuse skaala lai ja käis kammerorkester küll see suure lava peal, aga käis ja tuldi siis välja lõpuks ka selle Eestis siis sellise rockibändini ja kes siis vähegi seda rasket rocki esindas ja õpilased, kes siis saalis olid, pidid kirjeldama. Mõõturid olid seal nendel katse läbivijatel endal teada, mitu detsibelli ja kuidas sagedused jooksevad, aga nemad pidid oma tunnet kirjeldama. Millisel hetkel, milline muusika neile meeldis, mida nad jääks kauem kuulama ja millisel hetkel nad hästi tundsid lihtsalt sõnadega. Ja tegelikult tuli välja, et see, mida nad kirjeldasid, oli kammerorkester, selline klassikaline muusika võiks jääda alla 80 detsibelli, 75 kuni 80, 79, ei tahaks üldse, et valjemaks läheks. See kui rockbänd lava peal jäi sinna 85-87 detsibelli. Üldse tahad siin üle 100 läheks. Siis on tegelikult ebamugav neile öeldud, mis numbrid neil ette jooksevad. Et nad kirjeldasid kuulates seda sama skaalat, mida võib-olla siis teadlased ja kõik arstid ütlevad, et ei ole vaja neid nii kõrvaks keerata neid detsibelle, et trambite aju ära. Ja ise nad andsid ka sellise vastuse, mida siis ööklubidest nagu tihti ei ole. Pigem seal läheb õhtu jooksul üle 100. Jälle, kes on käinud, tunneb, et see väsitab. See väsitab, sest kõrv peab vastu võtma ja ta peab tööd tegema. Ja alati siis ka õpilastega ütled, kui on see viimane tund, et mida vaiksem ise oled, seda kergem on see olla ju. Sest sa siin väsitad kõik oma nihelemise ja plärinaga. Me ju kõik peame seda infot ju töötlema. Ole vaikselt ja palju kergem on olla. Need on nüüd siis need võnklused ehk siis kuidas sa tunned pille ära, on ju, põhisagedus ja põhitoon ja ülemtoonid. Ei näe väga hästi, kuidas võnguvad, aga üleval on siis põhitoon, all on siis 2- ja 3-kordsed ülemtoonid. Ehk siis üks on nagu baassagedus ja sinna peale siis meie enda suuõõs annab siis välja neid sellest meie põhjast tulevaid ülemtoone, formante nimetaks need inimestel, neid helisi. Kui ma panen need graafiku peale, see on siis helispekter. Ja kui sa nüüd mõõtad, et milline pill on soolopill, siis helispektri peal on kirju. Sealt on nagu midagi mängida. Metsasarv vist ei ole iseseisev pill. Et kaua sa jaksad teda kuulata. Et temal on see spektri pilt on nagu nii vaene. Ja nende sagedusega tuleb siis mängida. Viiol on ilmselgelt soolopill, et temast saab kutsuda väga erinevaid ülemtoone välja ja nende miksimine on nagu huvitav kõrvale. Inimese hääl laulduna on ka siis välja võetud. Eks see sama helivärving. Ehk millal on siis see asi huvitav, millal ei ole, heliark ei ole, see annab 440 ühe piigi annab spektri peale, seda ma ei kasuta. Mis tuli välja sellest uuringust, mis tehti selle kõrvakuulmisega, et kõrvaklapid isest ei ole, et sa kuulad, mis siis kuula? See ei ole nii kahjulik. 2017, kui Viimsi koolis tehti, siis meie õpilastega tehti ka, nad viidi bändiruumi, see on kõige vaiksem, ventilatsiooni sagedus muudeti ära, see pärast arutati maha, sest see paratamatult lõi ruumi sisse. Ja teil pandi klapid pähe ja väga lihtne katse, vajuta siis nuppu, kui kuuled. On ju? Ja kui sa hakkad kuulma. Ja tehti siis läbi kõik abituriendid, nad olid 18+,
nad olid sellega nõus, kõik olid normi piires, kuulsid. Üks kuulis lihtsalt klassist teistest halvemini, aga ta oli löökpillimängija bändis. Ta oli ära trampida oma kõrvad juba. Ehk siis ta nagu neid madalsagedusi nagu ei kuulnud, ülemist otsa ka ei kuulnud. Aga ta jäi normi piiresse. Tema lävi oli 17 000 hertsi, sealt üle enam ei kuulnud. See oli pikaajaline uuring, hästi palju koolides käid ja üliõpilaste, see oli 18 pluss vanuses, et ta nagu alla ei tulnud. Et oleks seda kõrvaklappi kandmise aega olnud ja ka, et ei oleks sündinud kõrvaklappidega, see oli ka tingimus. Ütles, et tapab see monotoonsus. Kui sa kuuled nagu ühe sageduse pealt kõiki neid lugusid ja ei ole seda helivärvingut, seda, kujutad sümfooniaorkester, kõik on olemas. Ka kõrv ja aju saavad käia kogu skaalas kogu aeg, nagu keeles tahaks kogu kasutada. Ja kui sa ei kasuta mingit osa, siis sa ei oska ja kahjuks selle sa lõikad ära endal siis tajust. Ja seda tagasi ei saa. Sest see osa ajust, mis peaks seda töötama pilgud öeldes, teeb ju midagi muud. Ta on ise maotele ei jää ja see pidi olema noortele, et klapid peas, okei, võta siis need suuremad, et sa tegelikult ikka vastu seda koljut summutad ära oma osa energiast, ära otse auku topi, sest siis sa lased kogu aeg seda trummikilel. Küsimus alati, kaua sa jaksad staadioni ringe joosta, kaua sa tahad, tund, 2, kaua sa klappe kõrvas hoiad. Aga ole hea, kui sa nüüd pead ikka väga kuulama ja ei saa ilma, siis kuulad sa 60-ndate muusikat, 70-ndate muusikat, seal on helivärving lai, seal on ilus värviline heli. Kõik sagedused, kõik sellised kooslused mängitakse ühe loo jooksul ka päris tihti läbi. Ja tänapäeval lased tun ühe asja peal ja võt nüüd tambid aju ära. Ja see oli siis nende see tulem. Nende hüpotees oli see, et kõrvaklapid on kahjulikud. Kus osas? Et pigem oli see, et kui nad mõtlesid, missugust heli nad siis kuulevad. Väga hea leid näidata siis põhitoone, ülemtoone ja tegelikult, et kui kuulata ja vaadata neid laineid, helilaineid, pildus sa näed neid, mis pillikeel teeb. Pannakse gitarri sisse, kaamera ja mängib seal peal. Need lainepiksed sagedused madal, aeglane. Annab selle põhjar kätte, see, mille peal tegelikult ju muusika käib. Ja kohe läheb huvitavaks. Noortel jääb ainult see skaala piltlikult öeldes. Läks, huvitavamaks läks. Ta mängib kogu loo niimoodi. Pikk, seda võikski jääda vaatama, et näidata neile mingid sagedused ja kuula ja vaata samal hetkel. Ta seda põhja hoiab ka kõlamas. Kaja. Kaja on kõik kuulnud. Siis kui see heli läheb, heli tuleb 0,1 sekundit, siis aju on seal töö ära teinud selle jooksul juba, siis sa kahjuks kuuled uuesti. Kas see on siis sama või on ta mingisugune veel selline hajustus või võimendus, aga siis sa kuuled uuesti. Kui see vahe jääb selleks 0,9 sekundiks. Meil Viimsi koolis oli ühed klassiruumid, ei olnud risttahukad või sellised kandilised, vaid jooksid kokku, üks nurk jooksis kokku, nagu 3 nurka. Ja seal nurgas ei saa mitte keegi mitte kunagi istuda viimaste laudade juures, sest nurgas jäigi see piltud, see heli jäi sinna pendeldama ja viimased kuulsid mitu korda. No kuidas sa teed? Klassi ei mahu lapsed ära, nad peavad seal olema, heli läheb, nende jaoks heli tuli nagu tagasi, tagant peegeldas tagasi ja nad kuulsid pildi Kaja on ju. Et uuesti veel sama asja. Eesti juba tuleb uus jutt. Ruum ei muuda. Ruumis pead olema. Siis pandi puitselestikud. Lihtsalt aukudega puitplaadid seinte peale, heli läheb seal sisse ära, aga väga väikse tõenäosusega tuleb täpselt samast august samamoodi tagasi. Siis sai seal taga ka istuda ja olla, sest muidu kolisid kõik ette ära, aga ei mahtunud. See sama heli peegeldumine, et ta läheb või ta tuleb, nii nagu ise jookseb peaga vastu seina, ka ju põrkud eemale natukene. Kohe ei saa seisma jääda, heli samamoodi lööb ja tuleb tagasi. Ja siis ta võib siin ruumis hakata ju miksima, sest juba uus heli tuleb.
kui sa lased iga pool klassi jooksma ja siis seda tagasi ei oota, lased teise poole ja ülejäänud tulevad tagasi tulema, saavad kokku. Sama saab ka heliga. Küsimus on, et kus hetkel nad siin ruumis kokku saavad? Mis siis juhtub? Kas tuleb peale uus helilaine ja kui nemad tulevad vasta nagu peegeldusega samamoodi selle ülemise helilaine otsaga, see ongi see võimendus, need kaks kohta saavad kokku. Ehk siis kuskilt kuuleb hästi. Aga küsimus on, et mida sa kuuled? Valjemini küll, aga mida? Ja kuskilt tuleb see vastasfaasis heli. Ja siis nagu ei kuule midagi. Kui tuleb kogu ühesugune heli peale, tuleb üks helilaine, räägides laine kujust ja kui ta peegeldab täpselt vastasfaasis samasuguse miinusmärgiga nagu matemaatikas, see on kohad, kus ei kuule. Mina olen näinud kontserti ajal käib alati ju keegi saalis ringi. Mingisugune helimees, kellel on siis nutiseade kaas, tegelikult nagu kontrollib, et kas igal pool on nagu need kuuldavused. Ehk siis need surnud punktid võiks seal kuskil seinte äärde sattuda. Et vast keegi ei seisa lihtsalt kontserdil vastu seina ei tule sinna kuulama, et siin nagu saalis ei teki neid surnud tagasi peegelduspunkte. Need punktid on olemas lauluväljakul meil, sest meil on kauss. Seal on need punktid täiesti olemas, kus sa nagu ei kuule. Sa näed, et lahvas laulab, aga suuri sinuni ei kosta, sest tagant on tõusev kallak. Ja sealt tuleb helipeegeldus tagasi, tuleb lihtsalt liikuda. Ja mina mäletan lapsepõlvest Tallinna Raadioplatsil pidid ka olema punktid, kus kuuled väga hästi ja punktid, kus ei kuule mitte midagi. Et kui keegi siis kuskil majas räägib, tema heline läheb, peegeldub ja sa pead teatud kohas seisma, et teda väga hästi kuulda. Ja need punktid on Riigikogus. Riigikogus on see üks koridor, kus keegi ei taha rääkimas käia. Kes on need Riigikogu ekskursioonid, nad alati viivad sinna. See tähendab seda, et see on see kaar, ilus sümmeetriline võlvlagi on seal. Nad nimetasid ka kuidagi seda sosina koridoris või kus ei tohi rääkida mitte ühtegi salajuttu, sest see on nii sümmeetriline võlvlagi, et igalt pool, kus sa räägid seal keskel, kõik ilusti hakkab tagasi peegeldama, kes siis satub sinna õigesse punkti, tema jaoks tulevad lained, ükskõik kui vaikselt on räägitud, ilusa peegeldusena võimenduvad seal koha peal, saavad kokku ja kõik on kuulda. See on tegelikult nende selle peasaali kõrval koridor. Et sinna siis saab Riigikogust küsida, et kus teil see sosina punkt on, kus ei tohi seista. Seal saab ise seda efekti kogeda. Ehk need surnud punktid. Heli on siis see ilus, sinu kõrvaks harmooniline. Mürad on need suvalised. Tegelikult see, mida meie sisusala ongi müra. Et ei mingit meloodiat, harmooniat, korrapära, paugud, löögid on teine asi, mis on hästi ohtlikud, sest neid sa ei oota. Ja siis ei suuda ka valmis olla. Kui keegi otsa jookseb, ma ka ei oota. Pärat ma kukun pikali. Sama on ka siis kõrval. Mürareostus, täiesti Eestis teema. Otsisin üles kõige uuem artikli. Reostavad ära laevad ja hülged, neil on valu, need ei taha olla. Tunne, mitte see, et nad nagu me tapaks neid, vaid nad jäävad kurdiks. Et Eesti hüljest on see, et see, et kala otsa saab, see on nüüd mere puhtuse küsimus. Aga selle artikli põhjal oli ta siis tehtud ühe ajakirjanduse üliõpilase töö pealt, mis baseerus sellele merebioloogide uuringutele, et hülged jäävad kurdiks. Me lihtsalt müristame nad kurdiks oma laevade ja sadamatega. Meil on nii palju veealused müraallikaid. Ja siis on seal veel mingid juhtmed, mis seal kolisevad ja kõik hakkavad peegelduma. Ja hülged tulevad siia lähedale, siis tahavad nagu elama tulla, aga nad elavad siin, nad väldivad, pidid väga vältima väikest väina Saaremaa ja Muhumaa vahel, et liiga müra rikas on nende jaoks. Nad väldivad seda piirkonda, seal võib sööki olla, aga nad ei taha, neil on ka südapaha võib-olla või see tunne kirjeldati ära seal. Hoiatus oli see, et nad hakkavad kurdiks jääma, aga mida sa kurdi loomaga teed, et ta nagu ei ole eluvõimeline. Et see on siis meie vette mürareostus. Oli kõik siis selle tuuleparkide teemaga seotud. See samamoodi paneb veel rohkem mürisema. Meditsiini poolt jälle, kui sisse tuua, et see ultraheli, me tegelikult kasutame seda. Neerukivide lõhkumine, ei pea invasiivselt tegema sul katki. Jah, see kui meie tegime või seal praktikumis olime, et 2 andrit, üks eest või külje pealt näha, kus neerud on, teisega taha pannakse ikkagi korralik ultraheli löök. Ta lihtsalt võngutab resonantsi peale. Kivi teeb liivaks, ehk see ise väljutub ja siniseks jääb selg. Aga see on üks löök ja see on mitte invasiivne. Et kannatad ära, kes on neerukividega kunagi hädas, et seda valu ei taha. Aga siis purustatakse ära. Ja sama igasugune kudede soojendamine, kui käia soojendamisel, et ei pea tegema elektriga, saab ka ultraheliga, ma ju panen võnkuma. Küsimus on, mis piiril kude vastu peab, et ta kärisema ei hakkaks. Siis on koe hävitus.
Infrahelis on need samad ehituslikud masinad. Vot seal tekib see, et kui on paha olla inimesel, siis ei tohi. Temal ei sobi see. Ja meie merepõhjad, kajalokatsioonid, ultraheliga, kõik need nahkkiired saadavad, mõõdavad seda viivist, et nii kiiresti tuli tagasi, jäänud objekt on nii lähedal või tuli nii aeglasti tagasi, objekt on nii kaugel või liigub ära. Ehk see sonari tööpõhimõte on siis helilained ja siis radaril on siis valguslained. Tulen korda kõrva juurde, sest see nüüd see oma siia kõrvaehituse juurde. 3 kõrva on inimesel on ju, välis-, sise- ja keskkõrv. Nii on need seal viidi, see on hea kõrvamudel. Väliskõrv peabki olema siukse kujuga. Ta peab võtma siit õhust heli vastu ja nad kuulid lähevad renni sisse ja siis ta siin keerutab sul selle heli siia auku. Ja kui kõrvalesta ei ole mingisugusel trauma tagajärjel või anatoomilisel põhjusel, siis see pannakse tänapäeval. Miski ei püüa siit õhust ja see läheb mööda sust, siis peaks tõesti kõrvaauk hakkama rääkima. Et need on tehtavad, need on seal 3D mudelid ju tänapäeval prinditakse valmis ilusti. Et kuulmekäiku sisse läheks ja kõigil on meil need rudimentsed elundid on ja kõrvadega vist keegi ei lehvita tänapäeval. Nõksid ülevalt üks väike nõks, kus peaks siis loomadel kinnitama see kõrvaliigutaja lihas. Meil on see nõks jäänud see kõrva külge natukene, aga me enam ei pea kõrvadega märku andma, et keegi meeldib või et seda mõnel on jäänud, see on see rudimentne elund. 3. silmalaug on meil kõigil siin silmanurgas see pisike roosa, mis käib madude üle silma. Meil on selleks pisarakanalid olemas tänapäeval. Ja siis pime sool on ju. Me ei söö roiskut toitu, loomadel kogunes sinna see saastaine ja tänapäeval meil läheb see lihtsalt ise halvaks ja lõigatakse välja. Et ei ole nagu eriti leitud seda, et miks see pime sool meil olema peab. 3 sabakonti on ka nii valus kõrva kogud siit tagant. Et sellised rudimentsed on loomariigist jäänud. Aga et see kuju on täiesti põhjusega. Nüüd keskkõrv on siis siin sees. Sellest hetkest, kui hakkab siis kuulmekäik, läheb siia trummikileni. See on siis see trummikile ja siin on keskkõrvas on siis need 3 inimese kõige väiksemad luud. Kõige väiksemad ja kõige kergemad. See näete kuskil mälumängu küsimustes. See on siis vasar, alasi ja jalus. Väga lihtne meelde, et sepikojast. Vasara küljes on nüüd seesama, kui ma siit selle välja võtan, ma saan selle ringi lasta käima. Vasara küljes on see trummikile, siia siis trummi hetkel mina teil. Siin kõrval on see vasar, see trummikile on siin küljes kinni, see hakkab koputab alasile, teisele väiksele luule, mis on siis jalusega kinnitatud juba see sisekõrva vastuvõtuorgani poole, kus see üles võimendatakse ja läheb siis kuulmisnärvi kaudu aiu. Et selline siis see kõrvaehitus on. Kui te olete tihti näinud neid kuuldaparaate, siis see pidi olema nendel inimestel, kellel näiteks 3 luud taga või see vasar on millegi pärast väiksema kujuga arenenud. Ta ei suuda nagu see tavaline heli ei koputa alasile nii hästi. Seega tuleb seda nagu võimendada enne, et siis koputab paremini. Siis ta ka kuuleb. Närvid peavad ju korras olema, kõik saab korras olema, et ta on reaalne selline löök sul juures siin samas kõrva taga. Kuulme tõri on nüüd see, mis tuleb siit teiselt poolt. See on siis teie nina pool, on ju. Siit tuleb see kuulmetõri. Siis kui ma kogu ühelt poolt seda kuulmekile siit kuulmekäigust nagu koputan, väljast õhtud peale, siis miski peab teda tasakaalus hoidma. Ühelt poolt survestab katki. Teiselt poolt peab tasakaal olema ja see on siis see pool. Ja see tuleb teil tegelikult ju siia nina neile välja. Et kui nohu on, siis kõlab hääl teistmoodi, õhk käib teistmoodi. Kui lennukisse lähete, siis nüüd sinna sissepoole, on ju siis ninast ja kõrvast sissepoole, siia jääb üks õhurõhk, aga siin väljas on juba teine õhurõhk, need peab ka ära tasakaalustada, muidu on väga-väga valus. Asjad liiguvad sinna poole, kus on väiksem. Pidi olema nagu väga heade kuulmekäikudega, kui teil lennukis piisab neelamisest. Neelatate ja laksed lähevad ise kokku. Ja neelamise hetkel siis te saate siis õhku suudan see siia nina kaudu siia poole kuulda käiku. Mina näiteks ei saa, mina puhun läbi. Et nina kinni ja puhun läbi nina on ju. Klõps käib, maa peal ei taha teha. Teid seda viimastel andmetel seda teha ei tohi ka lennukis. Aga minul kui midagi muud ei tasakaalusta seda trummikilet ära. Ja lapsed ei oska seda teha, kuidas ma puhu läbi nina. Ei tule välja, neelamine ei tule välja. Siis neil tuuakse nätsu ja kommi lennukis, et sundida neelama. Aga kõik ei tule välja, seega on valus ja siis nad nutavad. Ei ole midagi teha.
seal ei saa muud moodi ligi. Nohu on üks väga vastik haigus lennukis. Siis ära ei tasakaalusta, sest see käigud on siin paistes ja õhk läbi ei käi. Ja siis on valus. Et siin maa peal veel saad hakkama, aga üleval juba õhkude erinevusega on keeruline. Sisekõrv on nüüd see osa ja sisekõrvas on 2 organit meil on ja. Üks on see tigu, see on kuulmine. Tigu on kuulmine ja kohe kontrollime teie kuulmist. See on teie tasakaaluorgan. Ehk siis need poolringkanalid. Et see on sisekõrvas, kas teil läheb süda pahaks või ei lähe süda pahaks. Kuulmekäik võtab ülesse ja võimendab oma keerutustega jälle seda heli, kohtab ju võimendada, saata siis kuulmisnärviga siit aiu. Aga need on siis teie tasakaaluelund. Siin sees on karvakesed ja želee. Ja kui sa oled oma 0 tasandi saanud, käima õppinud, siis need karvakesed registreerivad ära, see on horisontaaltasand. Üks asi kõikuma hakkab, see želee hakkab seal sees ju liikuma, karvakesed saavad impulsse. Pead võtma uue horisontaaltasandi. Ja süda läheb pahaks, mina olen ise hästi merahaige, ma piisab vaatamisest, kui mul läheb pahaks. Ehk siis öelda, et see sisekõrv on liiga tundlik, ehk siis nad võtavad nagu liiga kiiresti selle uue horisontaalasendi. Ma olen uues asendis ja juba nad võtavad jälle uue asendi. Ehk siis lähebki süda pahaks, lõpuks ei saa aju aru, mis ta tegema peab ja inimlik refleks on oksendamine. Ja siis ma küsisin, kuidas ma sellest lahti saan, et ma vaatan ja ma ei astu laeva peale, sest mul on süda paha juba kalda peal. Aga sa pead minema. Sa pead õpetama sisekõrvale ära reageeri kogu aeg. Ma ei ole suutnud seda veel eluks ennast kokku võtta, sest ma pean sinna pahasse olekusse minema. Siis hästi tihti, nagu mulle öeldi, et sa pead oma sisekõrva ära õpetama, et ei ole vaja kogu aeg ümber reageerida. See slaid on väga hea. Et miks me ei pea kuulma kõike? Aju on teil korralooja, aju teeb tööd kogu aeg. Ja siin on siis linnulaulud. Kas te ka kuulete seda, mida rahvatarkus on kirja pannud, et linnud laulavad mingite sõnadega? Tegelikult nad ju ei laula, aga teie aju hakkab teile neid sõnu, ütlemas, kui te väga kaua kuulete, siis te tahate või taha, aju lööb ilusti kõik korda. Ja teed teile need sõnad, kuigi need seal sõnu seal sees ei ole, tuuled undavad ja uluvad on ja kellel siis mis sõnu korstnast tuleb, ei tule. Teie aju vingerbuss on see. Kuulete midagi. Ja kui nüüd vaadata, mida te kuulma pidite, on see. Sidikera. Et see sirts. Ma küsisin bioloogia õpetajate käest. Öelge mulle 3 lindu, mis on nii äratuntavad. Nii, see on nende arvamus. Nad on vist liiga palju kuulanud. Metsvint. Ehk siis pärast näitan, et proovige siis mingit sõnu kuulda. Et kuidas me siis seda lindu kuuleme? Ilmselgelt nad ei jutusta meiega ju. Siit metsast mitte üks pirlutikk. See siit kuidagi tuli. See pirlutikk pidi olema siis väga metsvindi moodi. Et seda ütles, et kohe bioloogia õpetajad, seda kõik teavad. Bioloogiast ammu möödas, mina ka ei teadnud. Ja siis bioloogia ütleb, aga pane lüpsilind ka. Kes see on? Väike lehend, kuidas sa ei tea? Ja kui ma kuulsin, siis ma sain aru, mida ta mõtles. Mis sõnu te kuulete? Te pidi olema teie silksolk. Midagi siis sellist. Ma lihtsalt võtaks selle viimase, et mees, kellest ma siis kogu täna olen vihjanud ja rääkinud, Aavo Rein Tereping, ja et kui tema kui avalikke loengut peab, siis on väga huvitav teda kuulata. Ta on tõsiselt mures noorte kuulmise pärast ja ta teeb need katsed väga palju ja mina lugesin temast ja kutsusin kooli, kui me tahame ka osaleda, ma noorte käest ei küsinud. Ta teed 18+, ma ütlesin füüsika raames. Ema-isa käest küsima ei pea, praegu olete siin, kõik osalevad, nõus. Ja siis ta sai nad sinna katseteks. Tema see lausa on jah, et alustab alati paganama tundlik instrument ja üldjuhul ei parane. See närvide pool seal. Mina nagu olen hästi palju huvitavalt on ta rääkinud alati.
nii, aeg vist täis ja rohkem veel, aitäh!